Tervist ka minu poolt ja mul on hea meel siin olla, sest et Eesti keskkonnateadlikkuse uuring on minu suur lemmik. Et see teeb minu tööd palju teaduspõhisemaks, et ma päriselt ka tean, mis siis Eesti inimesed teavad ja arvavad keskkonnateemadest. Ja korraldajad palusid mul siis lahata sellist teemat, et miks on tekkinud selline olukord, kus uuringu kohaselt eestlased on võrdlemisi teadlikud, aga kui vaadata, et mis siis nagu päris tegevustesse jõuab, siis see käitumine tegelikult nii keskkonnahoidlik võib-olla ei olegi. Ja teine küsimus, et kuidas seda siis muuta saaks? Et mis me peaks tegema, et need kaks asja läksid kokku? Ja ma mõtlesin selle peale ja ma tahaks olla palju rohkem filosoofilisem, et küsida üldse, et kas see küsimus on õige, et kas Eesti inimesed siis on keskkonnateadlikud või kuidas me üldse defineerime, mis teeb inimese keskkonnateadlikuks. Et selles samas uues uuringus on inimestelt endalt küsitud ja ma üritan ka täna anda siis, ma ei teagi, võib-olla rohkem küsimusi kui vastuseid, aga et näidata, et see teema on tegelikult väga lai. Ja teiseks, et kui nad siis tõesti on keskkonnateadlikud, et kas nad tegelikult ka oskavad käituda, saavad või soovivad isegi. Et äkki oskused on olemas, võimalused on olemas, aga lihtsalt ei taheta. Et äkki see on hoopis probleem. Ja kiirelt enda taustast, nagu sissejuhatus ütles, olen Eesti Rohelise Liikumise huvikaitse ekspert ja mina olen üks nendest väga haruldastest eestlastest, kes kunagi leidis enda jaoks kliimateema. Ja kui sa Eestis avastad eestlasena kliimateema ja selle põhjused või kus Eesti sellest kõige rohkem panustab, siis jõudsime kiiresti energeetika teemasse ehk põlevkivi teemasse ja Eesti Roheline Liikumine tundus siis koht, kus selle teemaga palju tegeleti. Ja selle töö käigus, mida ma nüüd umbes 2 aastat olen teinud, on sinna kõrvale tekkinud veel selliseid hobisid või küsimusi, et millega tegeleda, suuremaid. Olen vaadanud, et kas probleem on majandussüsteemis, kas sellel on alternatiive, et olen üritanud siis populariseerida sellist märksõna nagu tasaareng, selline kasvu järgne ajastu. Ja nüüd veel hiljutisemal ajal olen siis leidnud veel ühe huvitava teema, mis nagu läheb veel edasi sellest tasaarengust, mis on selline vahva uudissõna nagu kollapsoloogia. Sinna me loodetavasti jõuame ka. Aga ma alustan sellest algusest, et kas Eesti inimesed on keskkonnateadlikud? Kui me vaatame uuringut 2018, 2020, siis nagu Liisa enne ka näitas, et inimesed peavad ennast keskkonnateadlikuks, vähemalt 80% viimaste andmete järgi. Osad mitte nii teadlikuks ja siis on 2%, kes ei oska hinnata. Mulle tundub, et mina ise näiteks olen pigem vist selle 2% sees, sest nagu ma ütlesin, ma olen enda jaoks väga keeruliseks mõelnud selle teema. Ja veel üks huvitav statistika on see, et 2018 ja 2020 inimesed ütlevad, et osad neist, umbes pooled on päris hästi kursis teemadega, pooled on halvasti. Et see ei kattu hästi sellega, kui keskkonnateadlikuks inimene ennast peab. Ehk siis, kas siin on juba nagu erisus, et mis asi on keskkonnateadlikkus ja mis asi on keskkonnaga kursis olemine. Et siia pikalt ma ei saa sisse minna, täna sest aeg on armutu, aga ma tahaks argumenteerida seda, et keskkonnateadlikkusi on väga erinevaid tüüpe ja see, et mis tüüpi keskkonnateadlik sa oled, määrab ära selle, et mis on sinu jaoks üldse probleem või kas on probleem, mis on lahendus, kas on lahendus üldse ja alati on juures mingisugune aga, et miks see pilt võib-olla ei ole terviklik. Ja mis nüüd algab, on selline sprint läbi mitmekümne slaidi, nii et ma loodan tõesti, et korraldajad on pannud need slaidid ette ja mind kuhugi tahaplaanile. Ja ma teen hästi palju üldistusi lihtsalt, et anda edasi seda pilti, et kuidas võib näha keskkonnateemasid väga erinevate mätaste otsast. Ja siis teie võite oma peas mõelda, et kas see või teine vaatepunkt on siis keskkonnateadlikkuse lipulaev või märge sellest või mitu asja koos. Ja need üldistused on väga suured üldistused ja mõeldud minu enda peast ja enda kogemustest, nii et ma loodan, et keegi ei solvu, kui ta tunneb ennast kuskil ära. Hakkame pihta. Statistiline maailmapilt ütleb seda ja ma kohe ütlen ära, et minu enda piiratus on ka selge kohe siit algusest peale, et ma toon näitena seda väga haruldast kliimamuutust, millest eestlased väga palju ei tea, aga mida mina olen sattunud siis pikemalt nagu uurima.
Et kõik näited on väga kliimakesksed, kuigi selgelt nagu probleeme on meil väga mitmel erineval rindel. Kui me vaatame statistiliselt, väga lihtne, meil on siin korrelatsioon selles, et maailma keskmine temperatuur tõuseb, kasvuhoonegaaside kogus atmosfääris tõuseb, me teame, et nad on omavahel seotud ja see tekitab probleeme. Probleem on olemas ja probleem on see korrelatsioon. Lahendus muidugi väga lihtne, CO2 või teised kasvuhoonegaasid peavad atmosfäärist vähenema. Aga see statistiline maailmapilt räägib meile keskmistest, et me teame, et keskmine temperatuur ei tohi tõusta ja ta jätab välja kõik äärmused. Et siin on pilt, see vist oli 2018 Gröönimaalt, kus peaks olema lumi ja jää, aga oli selline mõnus ja vesine. Lähme edasi. Võtame siis keerulisema pildi, kliimateadus, mis ütleb meile, et probleem on selles, et need muutused, mis tulevad, ei ole lineaarsed, et nad ei lähe niimoodi sujuvalt, vaid siin on järske murdepunkte igal pool üle maailma, nad on omavahel seotud. Probleem on see, et me ei taha neid murdepunkte ületada. Ja lahendus kliimateadlastel tihti on see, et tehakse hästi keerulisi graafikuid, kuhu on isegi pika vaatamise ja väga raske süveneda. Ja selle kaudu nad üritavad edasi anda, et olukord on tõsine, peaks käituma. Vähemalt siis poliitikud peaks midagi ette võtma. Aga selle kõige juures on, et teadlased ise ei saa öelda, mida siis täpselt peaks tegema või nad ei taha anda neid väärtushinnanguid. Et siin on üks ajalehe artikkel, et kliimakriisi siis hoiatamisest, et teadlased inglise keeles siis hoiatavad untold suffering ehk nagu rääkimatutest kannatustest. Ja probleem ongi selles, et nad tegelikult nad ei saagi rääkida täpselt, mis need kannatused siis olema saavad. Ja see jätab pildi natuke häguseks. Vaatame veel. Vaatenurki on erinevaid. Majandus. Probleem kliimamuutuste puhul on see, et kliimamuutused on kallid. Et kui sa nendega tegeled, on kallis. Kui sa nendega ei tegele, on ka kallis. Tegelemine on natukene vähem kallis, aga ikkagi kulud on olemas. Ja lahendus, mida on välja pakkunud üks Nobeli preemia laureaat, on siis leida see optimaalne koht, et kus panustada, millal panustada. Ja siin on siis niisugune optimaalne stsenaarium, kes joonist näeb, on see, et see kuumenemine võiks olla umbes 4 kraadi keskmiselt. Ja kes on selle kliimateaduse maailmapildiga teab, et see on väga suur ja karm kuumenemise tase juba. Ehk siis probleem siin on see, nagu juba eelmistes kõnedes räägiti, et see lühiajaline kasu võib kaasa tuua pikaajalise ja suure kahju. Vaatenurk on veel keerukate süsteemide maailm, mis ütleb, et tegu on nurjatu probleemiga, kui sa hakkad ühte asja muutma, muutuvad teised asjad ja kuna kõik on väga omavahel seotud, siis on oodata, et kui midagi ei muutu, siis see süsteem läheb üles ja siis tuleb alla. Lahendusena teadlased on välja mõelnud erinevaid keerukaid süsteeme, siis kuidas seda kõike võiks muuta. Siin on laenatud siis Tartu Ülikooli suurte siirete töögrupist niisugune skeem, kus on mitu eri tasandit ja need kõik peaks muutuma enam-vähem korraga. Aga probleem selle käitlemise juures on see, et siin on paratamatult vaja teha niisuguseid üldistusi ja kui sa teed üldistusi, siis sa jõuad vahepeal naljakate olukordadeni, kus näiteks kõik lehmad sinu arvutustes on ümmargused, sest et seda on lihtsam niimoodi arvutada. Ja kui me teame, et päris maailmas lehmad ei ole ümmargused. Võtame veel, mis meil on, poliitikamaailm. Poliitikamaailmas on kliimamuutused kellegi teise probleem ja kellegi teise mure tihti. Et siin on Pariisi kliimaleppe suur foto ja nagu me teame, lepinguid sõlmiti, nende sisu on jätkuvalt pigem vaidluse all. Aga üks lahendus, mis on välja käidud, on see, et jah, me saame ikkagi jätkata üsna sarnast poliitilist joont nagu täna, aga me lihtsalt ühendame lahti selle majandusliku jõukuse, siis roheline, ülesjoonest trend ja siis niisuguse ressursikasutuse, mis on see hall kaar, mis võiks tulla alla. See kõlab hästi, aga jällegi, aga selle juures on see, et teised teadlased näitavad, et see ei ole põhimõtteliselt võimalik. Kui sa kuskil näitad, et niisugune lahti ühendamine on toimunud, siis see on kas hästi ajaliselt piiratud olnud või kuidagi lokaalselt piiratud, et suurel skaalal, absoluutsel skaalal
täna ei ole häid näiteid, ei ole ka põhjust, miks tulevikus peaks olema. Ma ise pean korraks hinge tõmbama, aga me jõuame aktivismi maailma. Ja aktivismi maailm näeb näiteks kliimamuutusi kui kõigest üks sümptom ja laiem probleem on tegelikult see, mis on ühiskonnas all siuksed suured hoovused, et üleüldine tehnoloogiline liiga kiire areng võib olla, kapitalism, patriarhaat ja nii edasi. Et need kõik tekitavad seda sümptomaatikat, mida me siis üritame siin lahendada. Ja üks lahendus, mis on välja pakutud või mida inimesed viljelevad, on siis tõesti nagu otsene tegevus, tulla suurte bänneritega tänavatele, panna tänavaid kinni, kui vaja, ja nõuda seda muutust. Ja siin see aga on see, et seda on juba proovitud päris pikalt. Täna me küll näeme, et see on järjest suuremal skaalal, aga me ei tea, kas niisugune lähenemine tegelikult töötab. Et kõik need taktikad on võetud sellest mänguraamatust, mis on varasemalt olnud teistsuguste probleemide lahendamiseks. Et niisuguse diktatuuri saab maha võtta küll suurte massiprotestidega, aga niisugust suurt süsteemi muutust, kas saab nii teha, me ei tea täna. See selgub loodetavasti tulevikus. Ja me oleme kohe juba lõpus selle sprindiga. Siin on ka nagu füüsikute maailm, kellega ma mõnikord räägin. Ja nemad ütlevad väga rahulikult, et probleem on lihtsalt selles, et entroopia suureneb alati. Ja seal enamasti diskussioon lõpeb. Ja siin on sama CO2 graafik pika 800 000 aasta lõikes. On näha, et meie kliimasüsteem käib üles-alla, on jääajad ja on soojemad ajad. Ja täna oleme me peaaegu, et olemegi joonisest väljas, mis näitab, et süsteem muutub ja nüüd süsteem on veel kuhugi muutumas. Et mingit suurt üleminekut, see joonis ütleb ära, et see tuleb niikuinii. Ja nüüd lahendus, mida siis füüsikud pakuvad, on see, et siis tuleb suur muutus. Et kui niisugusele kollapsile või tänase süsteemi kollapsile vastu vaielda, siis sa lihtsalt lükkad seda edasi ja teed veel hullemaks. Et prooviks mõelda teistmoodi või võtta see nagu endale nagu tõe pähe, et niisugune kollaps või üleminek süsteemi tuleb. Seal peab tulema ilmselt ka midagi järgi, et enamasti ta ei ole lõplik häving, aga et vastu pole mõtet punnitada. Ja probleem on see, et kui sa inimesena seda siis tead, sa tead ka seda, et see ei juhtu homme. Et kui ta tuleb, siis ta tuleb mingi aja pärast. Ja kuni siin ajani sa pead nagu kuidagi suutma inimesena funktsioneerida. Mis viib selle viimase punktini siin lõigus, mis on niisugune filosoofiline maailm. Et kuidas siis selle teadmisega, kui inimesed lähevad väga keskkonnateadlikuks ja saavad kõikidest nendest eelmistest punktidest aru, et kuidas siis nad peaks toimima või elama oma elu. Ja filosoofid on väga seinast seina arvamustega. Üks, mis mulle meeldib, on niisugune raamistus, et probleem on selles, et tänane kultuur ja need inimesed siin kultuuris on hullumeelsed. Et nad lihtsalt tahavad hävitada elu tahtlikult või mitte tahtlikult, aga kuidagi see süsteem on nagu nii kujunenud või kujundatud. Ja see teeb selles mõttes nagu elu lihtsamaks, et kui sa näed inimest, kes ei ole keskkonnateadlik või on, aga ei käitu, et siis see ei tekita viha selle inimese vastu, vaid see tekitab võib-olla rohkem kaastunnet, et näed, et kuidas ma saan teid aidata, sest ta on võib-olla veidi hullumeelne lihtsalt. Kuigi vahepeal tekib vastupidi, keskkonnateadlikel inimestel tunne, et nad ise on hullumeelsed ja kõik ülejäänud inimesed on nagu normaalsed, nagu siin see muruniitmise näide oli. Et see, kes niidab, see on normaalne, teine on laisk ja lohakas ja hullumeelne. Aga lahendus filosoofilises mõttes, üks, mis järjest rohkem populaarsust kogub, ongi siis saada aru, et see süsteem on niisuguse suure murde lävel, mis iganes me ka teeme, ja äkki peaks küsima suuri küsimusi siis selle raames. Et kas on asjad, millest me oleme valmis loobuma, mida me kindlasti tahaks hoida näiteks, kas on midagi, mida tagasi tuua varasematest aegadest, mis ei on nii hullumeelsed, ja kas on mingid asjad, millega leppida, millega ei ole mõtet nagu vaielda. Inimeste tasandil, riikide tasandil, mis iganes tasandil. Ja nagu selle lähenemise probleem on see, et see ei ole väga meeldiv tegevus. Et kui sa jõuad sellele arusaamale, et see tulevik, mis sul enne oli nagu välja plaanitud oma enda elu jaoks, et see tegelikult tuleb maha matta, kas see on otseses mõttes või siis niimoodi piltlikult. Ja tuleb mõelda, et kuidas siis edasi teistmoodi.
Et see oli siis kõik need erinevad viisid, kuidas võib näha kliimamuutusi ja neid kindlasti on veel. Ja milline neist on siis see keskkonnateadlik versioon, ma ei oska öelda, sellepärast mina olen seal 2% seos, kes on segaduses. Ja siin võiks rääkida nüüd see, et okei, et inimesed on teadlikud, aga siis mis edasi? Aga kuna aega on vähe, siis ma taandan selle kõik selle viimase küsimuse peale, et kas inimesed üldse soovivad tegutseda. Sest jällegi see keskkonnateadlikkuse uuringu statistika ütleb, et inimesed on 2018 aastal nõustunud väga tugevalt sellega, et kui me jätkame tänasel trajektooril, siis satume peagi ökoloogilisse katastroofi. Ja aastal 2020 oli täpselt sama number. Ja siin on muidugi see konks, et nad on nõus sellega, et kui inimkond jätkab, aga võib-olla jätka, et võib-olla me muutume. Et see on ju see, mida on pikalt sõnumites edasi antud, et me peame muutuma. Ja nüüd on see küsimus, et kas me usume, et me muutume või ei usu, või kas tehnoloogia päästab või ei päästa. Et selle kohta on ka küsimus olnud keskkonnateadlikkuse uuringutes, et kas inimese leidlikkus kindlustab, et me ei muuda maad elamiskõlbnikuks. 48% nõustub, 37% ei nõustu, et selline huvitav kahetine jaotus. Ja miks see minu jaoks on huvitav, on see, et eriti sellel aastal, kui koroonakriis algas ja kõik erinevad piirangud algasid, siis me kogesime seda, mida mõnes mõttes keskkonnakaitsjad on pikalt nagu populariseerinud, et suur elukorra muutus, vähem transporti, vähem mõttetuid kulutusi. Aga väga paljud keskkonnakaitsjad ise olid ka šokeeritud, et nüüd, kus see juhtus, et kas see ongi see, mida me tahtsime. Või kas see ongi see, mis on vajalik, kas me suudame seda, kas me ise suudame seda keskkonnakaitsjatena nagu ära taluda. Ja miks see on vajalik, on puhtalt sellepärast, et järjest erinevad uuringud näitavad, et kui me tahame oma kliimaeesmärke saavutada, siis jah, me peaksime hakkama vähendama näiteks kasvuhoonegaaside heitmeid igal aastal 7,6%, järgmised 10 aastat igal aastal. Et kui koroonakriis sellel aastal võib-olla umbes sellise protsendi meile isegi kogemata annab, siis me ei peaks mitte siis taastama normaalsust, vaid igal aastal jätkama veel sama suure vähenemisega, mis on päris drastiline. Ja teistes ringkondades öeldakse, et 7% on tore, aga 11% on tegelikult veel parem. Et kui päriselt olla seal kindlas vahemikus kliima mõttes. Ja nähes, kuidas need muutused on väga suured ja tegelikult paljud inimesed leiavad, et see on šokeeriv elumuutus ja nad ei saa aru, miks see vajalik on, siis on ka kliimateadlasi, kes on väga viisakalt öelnud, et siis kliimamuutuste vastu võitlemisel on põhimõtteliselt nagu game over, et mäng läbi, et meil oli võimalus, aga me hetkel laseme selle käest ära, tuues tagasi seda, mis meid siia olukorda tõi algselt. Aga minu jaoks on sõnum sellest, et kui sa mängu kaotad, vähemalt arvutimängus on niimoodi, et sa paned mängu uuesti käima, aga sa mängid nüüd teistmoodi. Et siin on ka võib-olla vihje sellest, et kuidas inimeste teadlikkust tõsta. Me oleme proovinud positiivseid, lihtsaid, väikseid lähenemisi. Need ei ole liiga edukad olnud. Et võib-olla nüüd peaks proovima seda teist varianti. Et rääkidagi, et kui me ei muutu, mis tundub väga tõenäoline, et milleks me siis tegelikult peame valmistuma. Ja mulle väga meeldib prantsuse vaade asjadele. Et see on üks vahva tsitaat, et just see tõttu, et katastroof on nii vastuvõetamatu lõpptulemus, peame me sellest pidevalt mõtlema, et mitte seda nagu alla suruma, vaid tegelikult sellele fokusseerima. Ja on välja toodud siis, et miks see on hea, kui me räägime võib-olla sellest kõige mustemast stsenaariumist, kõige tumedamast, on see, et olles sellises ärevas olukorras, pigem inimesed hoiavad ennast tähelepanelikumana. Selline negatiivne emotsioon aitab tegelikult riske hinnata võib-olla mõistlikumalt ja ajendab tegutsema. Ja ma tean, et mu kolleegid ilmselt tahaks muga vaielda, seega ma tagala kindlustamiseks panin mõned viited ka. Ja ma sellest slaidist ei räägi, aga ma jätan veel viimaks ühe tsitaadi siia, et ja jälle prantslastelt, sest prantslased on viimased 5 aastat oma ühiskonnas juba sellest teemast rääkinud, küll tihti prantsuse keeles. Et minu halb tõlge siin on see, et ängist ülesaamise järel on inimesed muutunud optimistlikuks ja aktiivseks
sest oma konkreetsete organiseeritud tegevustega näitavad nad, et on võimalik kujutada ette elu pärast kollapsi, mitte täielikku hävingut. Et siin on erinevad komponendid, mis on hästi olulised, millest võib rääkida selle paneeldiskussiooni ajal, kui on huvi, aga kõige viimasem või 2 viimast on see, mis on minu arust olulised, et inimesed peaks oskama vahet teha, et mis asi on kollaps ja mis asi on häving. Et kollaps on lihtsalt ühest staadiumist teise üleminek ja tuleb midagi uut järgi ja häving on täielik häving. Et kui me tahame vältida kollapsi, me kahjuks jõuame hävingusse. Kui me tahame vältida hävingut, siis me peaksime tegelikult isegi nagu avasüli tervitama kollapsi. Et siukene paradoksaalse mõttemalli muutus, aga see mõttemalli muutus ongi see, mida inimesed ise toovad välja, et seda on vaja. See on kõige populaarsem viis, mis praegu takistab siukest keskkonnasäästlikku eluviisi. Ja sellise ängistava lõppmõttega ma lõpetan ja kes tahab küsida juurde, see saab mulle kirjutada või siis kohe tulevad lavale küsimused äkki. Suurepärane. Aitäh sulle, Madis. Ma võtan spordijooki. Küsimusi tõepoolest on laekunud. See on väga tore, aga mina endale kirjutasin paar mõtet üles, vaatame, kas jõuame. Küsimusi võib esitada alati ka pärast. Anname need küsimused edasi Madisele. Aga kas tagajärgedega tegeledes ei keskenduta juurpõhjusele? Mis on teie hinnangul juurpõhjused? Oli see näide kliimamuutustest näiteks. See täpselt olenebki sellest, et mis mätta otsast vaadata, eks ole. Minul on need mättaid nii palju, et ma võin veel pool tundi rääkida, mis on iga mätta otsast juurpõhjus. Aga vaatame siis niimoodi üldistatult terve ühiskonna peale, kes kui vajame suurt muutust, siis vajame nagu kõiki. Jah. No, kuidas ma ise aktiveerusin keskkonna ja kliima teemandel oli hetkel, kui ma lugedes paari raamatut, mis oli väga veenvad, sain aru, et see uskumus või lootus, et me lahendame kõik ära puhtalt tehnoloogiliselt, et see on tegelikult väär. Et sellel ei ole head põhjendust. Ja ma arvan, et see on see, mis paljusid inimesi täna hoiab tagasi, sest nad ikkagi loodavad, et mingi tehnoloogia peab tulema, alati on tulnud. Ja see on üks põhjuseid, miks lastakse ise nagu ennast vabaks, sest küll kuidagi ära parandatakse. Aga nüüd see sõnum peaks olema, et me oleme ikka jõudnud sinna piirini, kus enam tehnoloogia üksi ei aita. Ja inimesed peaks hakkama mõtlema, et mida nad ikkagi tõesti iga inimene ise teha saab. Kliima soojenemisest rääkides, mis tõsi küll on üks ainult globaalprobleemidest, mis meid varitsevad ja juba meid praegu siis mõjutavad. Ikkagi, kas hetkel toimuv kliima soojenemine on tingitud täielikult inimtegevusest või langeb see lihtsalt kokku loodusliku kliimamuutusega? See on väga hea küsimus, see on isegi seal keskkonnateadlikkuse uuringus sees kui ühe kontrolli küsimusena, et kas inimesed päriselt teavad, millele nad vastavad. Korrektne vastus on, et see on ikkagi looduslike ja inimtegevuste koosmõju. Et nagu see sama graafik oli 800 000 aasta peale, et seal oli näha, et Sinka-Vonka käis üles alla see CO2 ka enne seda, kui inimesed üldse välja arenesid. Et see on see looduslik tasakaal. Aga nüüd inimesed on tulnud ja avastanud, et on võimalik põletada vahvaid fossiilkütuseid ja sellega lükkanud selle õrna tasakaalu siis ikkagi nagu täiesti mäest alla nii-öelda. Asi on paigast ära läinud ikka ja inimmõju on siin üks otsustav tegur. Küsingi lõpetuseks veel, kui kaua on inimkonnal jäänud aega, sest seda tavatsetakse küsida, asi peab olema nii lihtsustatud, kui kaua on meil jäänud aega, et teha selline elustiili muutev murrang? See on, kui lugeda neid kollapsoloogia kirjutisi, siis nad ütlevad, et seda ei saagi öelda täpselt, et me ei tea. Aga ühest küljest loodaks, et aega on, teisest küljest tundub, et mida varem mingid süsteemid kokku kukuksid, seda parem justkui oleks. Et see on niisugune, lõpuks jällegi nagu niisugune, lihtsalt suht puusalt pakkumine. Et ma mäletan, ükskord oli niisugune väike seltskond inimesi, kellel nende teemadel sai rääkida, siis ütlesime, et pakku, mis aasta see tuleb. Ja siis võtsime aritmeetrilise keskmise ja see aritmeetriline keskmine oli 2034,25. Aga see on niisugune kõhutunne inimestelt, kes olid tund aega sel teemal rääkinud ja varem ei olnud sellest mõelnud. Ja on tehtud uuringuid ka, see vist oli brittidel ja prantslastel, kus inimesed küsiti ja siis
see vist oli ikkagi nagu üle 50%, kes ütles, et no järgmise võib-olla 20 aasta jooksul, et siis tulevad juba tagajärjed, ükskõik, mis me teeme täna. Et sellepärast oleks tark hakata ette valmistama. Peab praegu tegutsema. Ma arvan, parim aeg oli 1990. Aeg on möödas, mis ei tähenda seda, et lootus on kadunud. Tegelema peab, nii olen ka mina kuulnud. Suur tänu veel kord, Madis Vasser, ja me kohtume sinuga ka õige pea juba vestlusringis.